Tere! Priit, ma tahtsin sulle öelda, et me lähme koos sinna silla alla, nii et sa ei ole üksi. Minu nimi on Taavi, olen siis Riigipilve uus juht alates märtsist. Senikaua katsume Priiduga hästi läbi saada ja juhime kahekesi. Jagatud vastutus on ju vastutuse puudumine. Ja räägin teile täna, et mida avalik sektor võidab, kui kolib Riigipilve. Et see küsimus ongi, et mida ta võidab ja proovisin vastata selle küsimusele, mis on siis see asi, mida avalik sektor võidab. Ja mõtlesin, et ennem kui teemasse hüppan, mainiks siis korraks üle, et mis on Riigipilve eesmärk. Ja mul on palve, et jätaksite selle meelde, me selle slaidis õppus tuleme tagasi selle küsimuse juurde. Ja Riigipilve eesmärgiks oli siis riigiasutuste infosüsteemide säästlikum majandamine, mille raames avalikud teenused peaksid saama ühtlasemaks, mugavamaks ja kiiremaks. Ja palun jätke see lihtsalt meelde. Aga nüüd hüppame teemasse, et mida siis avalik sektor võidab. Selleks, et vastata küsimusele, tekib kohe see mul küsimus, et aga millega ma võrdlen. Ja leidsin siis, et mõistlik oleks siis võrrelda selliselt, et riigiasutus tahab luua oma infosüsteemi, siis mis on tema küsimused laual. Esimene küsimus on see, et kas ma teen enda privaatpilve, ma võtan selle teenuse hoopis avalikust pilvest või lähen riigipilve. Et need on sellised 3 sellist valikut, mille raames ta peab siis oma otsuse tegema. See võib olla ka sümbioos mõnest, et ta võtab näiteks oma privaatpilve, võtab riigipilve, aga vaatame neid lihtsalt selgus mõttes praegu eraldi. Kui ta nüüd on otsustanud, et ta teeb enda privaatpilve, siis loomulikult ta on iseenda pilve peremees, aga see on kallis. See on kallis, seal on kõrge omamiskulu, seal on kõrge investeerikute tasuvus ja ühtlasi see eeldab ka seda, et on olemas IT-osakond või vähemalt mingisugune meeskond, kes seda üleval hoiab. Ja kui nüüd vaadata sisse, mis siis on omamiskulu? Ma ei kirjutanud siia sisse serveriruumi ehitust, ma ei kirjutanud siia sisse upse, ma ei kirjutanud siia sisse generaatoreid, mitte midagi taolist, vaid võtsin lihtsalt, et on üks teenus, mida tahetakse teha ja on vaja ühte serverit. No, panin siis 400-wattise serveri ja mida siis tähendab? Tavaliselt vaadatakse, et mis on serveri maksumus, litsentsid ja justkui selgub, et see ongi kõik. Tegelikult ei ole. On varjatud kulud, server võtab voolu, kõik see vool, mida ta võtab, on tegelikult vaja ka maha jahutada. Nii et me lisame sinna juurde tegelikult ka siis jahutuse. Järelikult see voolukulu on juba topelt meil. Ja see voolukulu tavaliselt kiputakse seda unustama, sest et IT-osakond ju seda ei maksa, seda meil eelarves ei ole, see on üldse seal haldusosakond tegeleb ja see on nende teha. No kui me ütleme selle voolu oleme saanud paika, siis kindlasti me tahame saada staatilisi IP-sid, meil on vaja internetiühendust, iga rea taga on tegelikult eurod. Kui meil on füüsiline server, siis me tahame seda, et keegi haldaks, kirjutasin sinna sisse ka 56 € haldust, kindlasti seda on vähe, aga lähme siit pealt edasi. No meil on võib-olla server ka, et tahaks, et valve oleks, võib-olla paneme lisaanduri kusagile juurde, kas siis 7 € juurde või võib-olla paneme ukse ka, paneme 20 € selle valveks. Ja tegelikult me saame siin, kui me hakkasime need kokku liitma, päris palju. Ja ma rõhutan, et see on ainult üks server, see on üks ühehuune asi. Me ei räägi räkikappidest, me ei räägi 3 räkikapist. Need kulud läheksid suureks ja suureks. Kui me vaatame investeeringute tasuvust, siis kõigepealt tekib meil vajadus, me otsustame, meil on vaja serverit. Või ütleme siis, räägime nüüd räkikapist. Me teeme hanke, me saame selle räkikapi ja mis siis esimese näoga juhtub? Investeering on tehtud, ressurssi tegelikult me nii palju ei kasuta. Me ju dimensioneerime seda süsteemi üle. Nüüd meil on, ressurss on käes, me hakkame seda kasutama, ühel hetkel selgub, et meil on ressursi puudus. Vaja uus hange korraldada, uuesti kaitsta, milleks meile need serverid, milleks kõike seda vaja. Teeme selle ära, jälle on hea olla. Meil on ressursi üleküllus, me kasutame kuni järgmise sammuni, jookseme uuesti ressursi puudusesse. Ja me jäämegi seda kogu aeg jooksma. Meil on kogu aeg, kas ressurssi oli ka palju või meil on kriis. Ja see on sellise privaatpilve tavaline toimimine. No meeskonna mainisin ka ära, et meeskonna puhul on hästi raske. Ma algul mõtlesin, et ma võrdleks seda selliselt, et paneme sinna 2 administraatorit, 3 võrguadmini, midagi taolist. Ma leidsin, et see läheb liiga keeruliseks. Ja mõtlesin, ma toon lihtsalt välja, et füüsiline taristu tahab saada kindlasti oma arhitekte, tahab saada võrguadministraatorid, süsteemi administraatorid,
teisi spetsialiste. Lisaks sellele on meil vaja siis seadme elukaart jälgida, et meil on olemas üks Blade'i server, Sassi on näiteks 5 aastat vana, Blade'id sees on võib-olla 3 aastat, jälle meil on probleem. Sõltub nüüd juba siis sellest, et kuidas otsustatakse, kas tehakse varuosade ladu või võetakse hoopis mingisuguse riistvara tugilepingud peale, litsentside haldus, siin ennem oli juttu Oracle'i litsenseerimisest, kes on kokku puutunud, teavad, et see on kõik muud kui meeldiv. Aga lõpuks on niimoodi, et tellite mingi litsentsi ära ja arvate, et on hea. Ja kindlasti ka monitooring. Me ju tahame näha, me tahame veenduda, et kõik see riistvara, kõik need teenused jooksevad. Et meil ei ole niimoodi, et läheme serveriruumi, serveriruum siis kõik me teame, et kas on sinine või roheline valgus. Tegelikult kumab üks punane valgus ja piibud käivad. Seda me ju ka ei taha. Et ühesõnaga, privaatpilve puhul on tegelikult ta kallis, riskid on kõrged, aga jah, see on teie oma. Vaatame nüüd teist juhtu, kui otsustatakse tellida avalikust pilvest. Avaliku pilve puhul on teenuste pakkujate valik on suur, on suuremaid tegijaid, on väiksemaid tegijaid, ühed teevad ühe platvormi peal, teised teevad teise platvormi peal. Alati meil on küsimus andmete turvalisuses ja kas kvaliteet on tagatud. Ja siin kehtib üks väga ilus slaid. Kui nüüd hakata turult uurima, mida siis teenusepakkujad räägivad, siis igaüks kiidab oma enda pilve. Kõik ütlevad, et see on turvaline, see on kõrge käideldavusega, SLA-d, ma olen muuseks näinud ka ühte veebilehte Eesti teenusepakkujale, kes ütles, et nende SLA on 100%. Kui hakata uurima, küsida lihtsalt, et kas teie süsteem on turvaline, vastus on jah. Hästi konkreetne, jah. Kui küsida, kuidas te tagate, nüüd läheb huvitavaks. Tavaliselt sellist head vastust ei saa. Mida suurem on tõsi pilveteenuse pakkuja, seda parema vastused saab, aga kõige parem on just sellised pigem väiketegijad ja aeg-ajalt tekib küsimus, et kas nad üldse saavad aru, mis on turvalisus. Ja kui nüüd hakata uurima nüüd seda sisse, et mis on need teenuse tingimused, siis selgub tõsiasi, et osad pilved hoopis lekivad. Ja ma toon näite, mis on teie SLA? SLA on 100%. Ma küsin järgmisena, et aga mis SLA? On see teenus SLA, on see platvorm SLA? Vastus on ei, see on SLA. Ma küsin, kuidas saab olla 100%? Aga meil on 100%. Ja see on selline avalike pilvede selline, ma ei taha öelda, et avalikud pilved on halvad, aga selleks, et avalikus pilves teenust tellida, peab olema väga tugev kodutöö. Kui me nüüd vaatame viimast varianti, et tellin riigipilvest, siis riigipilve puhul me saame öelda, et riigipoolsed nõuded on tagatud, teil on kindel partner, kindel kvaliteet ja ta vastab ISKH tasemele. Et see on nüüd see, mis võib-olla iseloomustaks riigipilve. Kui nüüd riigipilve puhul ma kindlasti tahaks mainida seda, et avalik pilv versus riigipilv, siis riigipilv ei ole avalik pilv. Tal ei ole avaliku pilve tunnused. Esiteks ta ei ole avatud kõikide klientidele. Juurdepääs ei pea olema üle avaliku interneti. Meeskond on kontrollitud ja me teeme alati, kus andmekeskustesse on. Need on Eesti pinnal. Et kui siin varasemalt on olnud juttu sellest, et pilve võib panna, siis S0, siis riigipilve puhul tulevikus peaks saama ka S1, S2 panna. Ja kui ma nüüd prooviks selle kokku võtta, et ma võrdlesin siis seda privaatpilve, avaliku pilve ja riigipilve, siis mida ma siis ütleks, mida siis avalik sektor võidab? Riigipilve esiteks on kui ikkagi kompetentsikeskus. Teil ei pea olema oma enda meeskonda, see tuleb riigipilve poolt. Kindlasti meil on parimad lahendused avaliku sektorile, sest see on see fookus, klientuur, kelle me oleme valinud. Me teeme seda koos, ta on kindlasti küberkaitstud ja valmis olek teenindada suurt hulka kliente. Kindlasti ma tahan öelda, et riigipilvega me teeme asju koos. Me jagame teadmisi, me loome standardeid, me hoiame sellega kokku aega ja raha. Kui üks asutus tuleb oma sooviga ja me näeme, et see soov on tegelikult muster, siis me realiseerime selle ära, me saame pakkuda kohe teistele seda samat. Kui nüüd võrrelda siis pilvedega, siis teenuste ase SLA on 99,9 ja vastavussertifikaat on siis ISKH, mida sai eelnevalt siis mainitud. Riigipilvest lisateenuste kataloogist on olemas kõik enim kasutatavad teenused, samuti
riigipilv võimaldab kogu inframajutust, et ei ole osaline. Ja kui ma nüüd alustasin seda slaidishow'd sellega, et ma ütlesin, mis on eesmärk, siis ma praegu proovisin vastata, et mida avalik sektor võidab. Aga minu meelest on palju olulisem see, et mida me kõik võidame. Kui me nüüd koos teeme, siis me suudame niimoodi muuta avalikud teenused ühtlasemaks, kiiremaks ja mugavamaks. Ja nüüd ei võida mitte ainult avalik sektor, vaid me võidame kõik. Meie kui kodanikud, kes tarbivad neid teenused. Ja mis ma ütlen lõpetuseks, kohtume riigipilves. Kui te tahate olla riigipilve infoväljas, tehke leping ja te saate infokirju. Te olete alati kursis, kuhu riigipilv liigub, mis on meie plaanid, mis on meie arendused. Kas on küsimusi? Nii, ja ongi saalist küsimus. Martin, palun. Tervist sulle, Taavi, aitäh. Et kui sa ennem rääkisid just sellest avalike pilvede SLA tasemest ja siin siis nüüd räägime riigipilve SLA tasemest ja turbeklassist Hush, et mis täpsemalt on selle SLA ja turbetasemega kaetud? Kas me räägime taristust, kas me räägime platvormilahendusest, kui me räägime sealpeal loodavatest asjadest? Mul on väga hea meel, et sa seda küsid. See nüüd, mitte ennem, sest Priit Koll on mul kõrval. Jaa, riigipilves on, Taavi räägib kohe, kuidas see olema hakkab, ma räägin, kuidas praegu on. Et riigipilves on hetkel siis riigipilve teenused ja teenuse kataloogis on meil suurusjärk 30 lisateenust, mis on siis pakutud erinevate partnerite poolt. Et siin on riigipartnereid, näiteks me pakume riigipilvenu teenuste kataloogis Tartu Ülikooli JAASi teenus, samamoodi Bytelife'i haldusteenuseid ja igasuguseid muid, eks ole, varundused ja palju asju, 30 asju. Et, ja praegune seis on see, et riigipilve teenused on kaetud selle 39 SLA-ga ja lisateenused on erinev. Et see on iga lisateenus, siis ütleb, mis tasemele tema pakub. Et sellest on meil, ja lisateenused on palju, eks ole, vahel juhtub ka, et üks kui sa võtad riigipilve teenuste kataloogist 2 suvalist lisateenust, et nad omavahel ei klapi ka veel lisaks sellele, et nende SLA on erinev. Aga jah, selles mõttes lisateenuste oluline on lugeda nende lisateenuste kirjeldusi ja ma annaksin nüüd sõna Taavile, siis kui Taavi räägib meile sellest, kuidas riigipilves peale järgmise aasta 1. märtsi, kui siis riigipilv on täielikult riigi omanduses ja halduses, hakkab toimuma, kas see loogika jääb samaks või on sul juba mingi selge seisukoht selles osas? See loogika jääb samaks, et riigipilv võtab need kõige olulisemad asjad endale, kõik siis lisateenused, mis on vähe keerulisemad selles suhtes, et need on väga spetsiifilised teenused, need jäävad lisateenuste alla. Kas me ühtlustame nüüd seda lisateenuste SLA-d? See on nüüd mõttekoht meile. Et ühest küljest, kui mina tarbijana tellin riigipilvest teenuse, siis ma tegelikult ei taha iga kord ju mõelda seda, et kas see on nüüd lisateenus või see riigipilveteenus. Mul on palju kergem kliendina võtta teenus ja ma tean, et see SLA on 99,9. Et selles suhtes, et ma usun, et me hakkame seda lisateenuseid nõudeid tegema karmimaks, aga me lähme ikkagi selle ääsiisiga edasi. Ehk siis, kui sa küsid, et mis on märtsi lõpus, mis seis, siis märtsi lõpus on sama seis, mis märtsi algul. Kui sa küsid, mis on 2 aasta pärast, siis ma usun, et seal on SLA-d, me ühtlustame ära. Sest kliendina mina satuks segadusse. Jah, ma just asja ütlen, et see on nagu riigipilv on siiamaani üritanud klientidele tulla vastu kliendi soovidele. Et kui üks soov on olnud odavam taristu, tehke mingi odavam taristu, eks ole. Mida odavam taristu tähendab? See on ju kuidagi raske oodata, et teeme täpselt sama asja, aga lihtsalt kuidagi see muutub odavamaks. Et sellepärast sealt üks võimalus ongi SLA nõuetega alla tulla ja palun, siin on teil odavam taristu, eks ole, see on riigipilve teenuste kataloogis hetkel olemas. Et see on nagu üks võimalus. Aga ma saan aru, et kui nüüd jutt on 2 aasta pärast lisateenustest, siis mina olen üksi vist seal silla all. Praeguse seisuga tundub
Kuna Kristo ütles jah, et üks inimene peab silla all olema niikuinii, nii et selles mõttes. jah, aga oleme kokku leppinud. Jah, ma olen, kusjuures kui on, see on jah, ma räägin ka siis kuidas mina seda vaadanud olen, et kui mingi suurema jamaga, siis kuni järgmise aasta 1. märtsini Aktuaalsesse kaamerasse lähen mina ja 2. märtsist läheb Taavi. Et see. Chatis meil rohkem küsimusi ei ole, kas saalis? Mul oleks üks küsimus selles, et riigiasutusena, et tundlikemaid isikuandmeid lihtsalt riigipilves hoidmine. Sest riigipilv on nüüd nagu erapilv või ikkagi avalik pilv, vot sellest nagu rohkem küsimus. Ta ei on ju Telia all, sihtasutusena veel, ei ole nagu avalik asutus. Siin on, me puudutame seda teemat pärast hiljem vestlusringis. Praegu hetkel on, kui me räägime tundlikutest teemadest, siis konsortsiumi leping läheb märtsini, kuni sinnamaani staatus quo säilib. Peale märtsit siis me võtame selle ääsisena üle. Riigipilvel hakkab olema üks omanik, milleks on Eesti riik, üks meeskond ja me hakkame sinna kõrvale tegema siis riigipilv 2.0 ja sinna riigipilv 2.0 saab kindlasti panna tundlikumad andmeid. Et me ei räägi enam S0-st, me hakkame rääkima S1-st, S2-st. Et ühesõnaga see küsimus, kui praegu lepinguliselt usaldab, siis lepinguliselt usaldab üks riigiasutus teist, riigi praeguses juhul siis riigi infokommunikatsiooni sihtasutust, siis järgmisest aastast on siis küll see uus konsolideeriv asutus lühenimega RIT, et küsimus on pigem siis selles, et kuidas üks riigiasutus usaldab teist riigiasutust. Et meie nägemus on siiamaani olnud see, et me oleme lepingutega, kui on isikuandmed ja isikuandmeid soovitakse majutada riigipilve, siis selleks on eraldi leping, kus me lepime kokku nende isikuandmete võimaliku käitlemise. Kuigi oma olemuselt riigipilv ei soovi käidelda mingeid isikuandmeid, et meie oleme siis majutaja ja selles osas on tehtud ka õigusanalüüs ja selle õigusanalüüs plaanitakse seadustada MKM-is selle aasta lõpuks, mis tähendab seda, et seal tuleb natuke riigipilvele siiski eraldi staatus, et ta on ma nüüd jään, kuna keegi me vist ei ole siin jurist, eks ole, ma jään ka natuke hätta sellega, aga nad muudavad avaliku teabe seadust selliselt, et see muutub lihtsamaks. Et seal ikkagi tekib erisus, kas sa majutad riigipilve või sa majutad Teliasse, et see on võib-olla see vastus lühidalt. Ja Martin, palun sul veel küsimus. Jah, sa just hakkasid vastama lõpus siin ilusasti, ma oleks küsinud natuke selle juriidilise poolega, aga tooks veel ühe märkus välja, et sa tõid siin välja, et üks riigiasutus usaldab teist riigiasutust, et ma selles osas ma ei näe mingit probleemi, me usaldame riigis teineteist kõik ilus, aga kui me hakkame rääkima isikuandmetest, siis ei piisa minu usaldamisest või mina usaldan teist maja. Et sellisel juhul me peame looma usalduse isikule, kelle omad on isikuandmed, et ta usaldaks riiki, et meie saame tema andmeid sellise kujul töödelda. Ja täna, kui ma ootangi seda juriidilist poolt, siis me jäämegi selle kõrgema klassi andmetega on ju probleemi taha, kus koha peal ei ole see juriidika nii selge, tänu millele me võiksime öelda, et tegelikult isik ei saa täielikult usaldada neid andmeid minu kätte, kui mina usaldan neid riigipilve kätte. Ja kui ma näen, et see probleem aasta lõpuks meil ära lahendatakse, siis ma olen väga tänulik ja me saame ilusasti riigipilvega tehikus ka edasi jätkata. Jah, need on samas paketis, see nõusoleku teenus on teine ja riigipilveteenus on siis muutuvad riigiteenusteks. Eks ole, siis on nagu selge, millega on tegemist. Praegu viimased 5 aastat ma olen täiesti nõus teie kõigiga, et see on olnud veidi ebaselge. Eks ole, mõni klient, peamiselt küll need, kes ei soovi üldse riigipilve kasutada, eks ole, apelleerivad sellele, et see riigipilv on just nagu tavaline pilv nagu Amazon, eks ole, et me käsitleme teid samamoodi põhimõtteliselt sisuliselt kuni selleni, et teeme hanke, eks ole, no okei, kui te on sellisel juhul, kui on okei juba kasutada Amazoni, siis ei ole ka mingit mõtet kasutada riigipilve, eks ole, nagu Taavi siin rääkis, et kui seal mingit vahet ei ole, siis on okei.
ehk siis me jõuame sinna, et need on esimesed viljad, mida me nüüd selle konsolideerimisega juba lõikame. Hetkel ma rohkem käsi ei näe, ühtlasi me oleme jõudnud, kui ma ei eksi, siis väikse einestuspausi juurde. Vabandust, jah.